Väga paljud pered Eestimaal elavad vanemates puitmajades, mille seinte soojustus ei vasta enam tänapäevastele normidele. Ning kui need pered asuvad nüüd oma kodusid korda tegema, on nad küsimuse ees, milliste materjalidega sein uuesti soojustada. Üks lahendus, mida meie täna suudame pakkuda, on siis võimalus soojustada maja välisseinad seest poolt. Tähtis on vaja kõigepealt teada täpselt, mis konstruktsioon see vana sein on. Ja sealt edasi saame siis juba tegelikult mõõtmiste tulemusel ja ka arvutuste tulemusel pakkuda parima lahenduse. Kõigepealt mõõtmised, konstruktsiooni arvutused ja siis sõltub siis sellest, kas on olemas seina sees vana aurutõkke või ei ole. Kui on olemas vana aurutõkke, siis see vana aurutõkke tuleb igal juhul 40 cm vahedega auguliseks puurida, et ei tekiks nii-öelda topelt aurutõket seina konstruktsiooni. Ja siis sisuliselt võib meie SPU remondiplaadi või SPU Anselmi plaadi kruvida kohe vana seina seest poole tapeedi peale kas või. Kui tõesti kellelgi on pärast väga suur hirm, et mis siis saab selle seinakonstruktsiooniga aasta või 2 pärast, tegelikult need kruvid saab alati lahti võtta ja vaadata sinna taha, mis siis toimub. Kui teil tõesti on ka kas või üks nurgatuba, mis on külm, siis tegelikult me suudame, usun, enamikel juhtudel teile lahenduse pakkuda. Kui palju tuba väiksemaks läheb, kui ma seestpoolt nüüd selle soojustan päris vana soojustuse peal? Meie standard soojusplaadi paksus koos juba siis kipsplaadiga on 4 cm, õhem variant ja 7 cm paksem variant, nii et reeglina on piisanud sellest 4 cm paksusest seinaplaadist. Kui soojustamisest rääkida, siis maja terviksoojustamine annab kindlasti parema lahenduse ja kindlasti nii laekonstruktsioon kui ka siis pööningu alune konstruktsioon vajaks ka samamoodi nagu tervikult üle vaadata, eriti just sõlmede kohad, et ei tekiks neid nii-öelda külmasildasid ja ei tekiks ka kastepunkti konstruktsiooni sisse. Niisiis, kui te elate majas, mida millegi pärast ei saa väljaspoolt soojustada, kas on siis uus välisvooder juba pandud või on maja muinsuskaitse valvsa pilgu all, siis tasub mõelda SPU-le.